1. novembril toimub tervise ja teadliku elu konverentsi avaüritus Kehatajupäev. Ja ühe lektorina astub ülesse Hanna-Liis. Tere tulemast. Tere. Alustame siis võib-olla sellest, et kes on Hanna-Liis üldse? Kes on ta inimesena ja mis on see, millega Hanna-Liis tegeleb? Ossa, üllatasidki mind nende küsimustega. Kummast ma siis alustan, et kes ma inimesena olen? Ma arvan, võib-olla kõik, kes on minu ümber, oskavad sellele küsimusele nagu paremini vastata, aga ma arvan, et ma olen üks suur otsija. Ma arvan, et minu olemuses on väga palju sellist tantsjalikkust. Ma arvan, et ma liigun läbi elu nagu tantsija, mul on ka tantsutaust. Ma arvan, et ma kindlasti liigun läbi elu natukene nagu filosoof, et kes otsib sügavust ja püüab mõtestada ennast ja inimese enda ümber ja elu enda ümber, et kuidagi sellist, mulle meeldib sügavus. Jah, et võib-olla kui ma mõtlen enda nagu olemuse peale, siis kuidagi niimoodi ma võib-olla kirjeldaks ennast. Mind tohutult paelub inimese keha ja kõik, mis selle ümber on, et osalt justkui nagu see füüsiline raam, aga samas ka see sisemine ruum, et mis selles sisemises ruumis toimub ja kuidas see füüsiline raam ja sisemine ruum omavahel kokku lähevad. Kõik, mis on seotud inimese eneseväljendusega, nii keha, žestid, hääl, kunst, looming, siuke suur posu asju, mis mind kõik nagu huvitab, aga ja eriala valikud on kõik need minu enda huvid ka nagu suunanud, et olen siis erialalt Aleksandri tehnikaõpetaja, muusik ja tegelengi kehadega, tegelen kõikide korrustega tegelikult, et märgata ennast mõttetasandil, emotsionaalsel tasandil, kehatasandil, kuidas need tasandid on seotud ja kuidas ennast reguleerida juhtida selle kõige keskel. Et ma arvan, et minu eriala, ma olen selles mõttes, ma olen üks nendest õnnelikest, kes võib öelda, et mu töö on nagu kõige põnevam töö, sest et ta toob kokku kõik need asjad, mis mind huvitavad. Kas ma vastasin su küsimusele? Ja, igati. Ja iga vastus oleks ka õige olnud täpselt nii, nagu sina seda näed. Mingis mõttes sa juba nagu jagasid ka, ma saan aru, et keha on võib-olla selline antenn või verstapost, millest ma kujutan ette terve sinu elu nagu juhindub, aga et kas sellel on mingi oma lugu või kuidagi, kuidas sa selleni jõudsid, et keha on oluline ja kuidagi tavaliselt meil kipuvad need lood olema üldjuhul, kui me jõuame nagu mingisse sügavasse kohta. Et mis on sinu lugu? Kui ma mõtlen selle väikesele Hanna-Liisile, kelle kõige suurem unistus oli minna balletikooli ja tantsida ja ennast väljendada läbi tantsu, ja ma ei saanud minna, sest et mul olid vigastused ja ma kogesin, et mu keha veab alt, siis sarnane lugu on mind nagu saatnud läbi elu tegelikult erinevates kontekstides, ehk siis mul on olnud nagu, ma olen hästi palju enda elus leidnud ennast sellises olukorras, kus mul on mingi suur unistus, ma tahan midagi teha ja siis ma leian ennast olukorras, kus just kui mu keha töötab minu vastu ja ma ei saa teha seda, mida mu hing tahab. Ehk siis väiksena oli see tantsuteema, eks ole, balletikooli minek, tegelesin pikalt iluvõimlemisega, ma ei saanud neid asju ühel hetkel enam teha, sest et mul olid vigastused. Siis ma tegelesin noorukena ratsaspordiga ja mul oli üks üsna suur õnnetus, kus siis hobune jooksis üle minu, lõi kabjaga vastu ala selga, mul tekkis närvikahjustus ja ma pidin ratsutamise sellel põhjusel pooleli jätma, et ma ei tundnud trenni lõpus oma jalgu enam. Ehk siis justkui teine selline kogemus, et mul oli suur unistus ja siis ühtäkki ma ei saanud enam teha seda. Ja siis, kui ma läksin ülikooli, siis ma mõtlesin, et okei, et ma lähen siis õppima midagi, mis mulle väga meeldib, muusika, aga mis on nagu suure tõenäosusega kõige nagu safe'im variant, millega äkki mu keha siis nagu suudab toime tulla koormusega. Ja siis muidugi ma leidsin ennast 6 kuud hiljem peale õpingute alustamist siis sellises olukorras, kus
kus ma sain endale ülekoormusvigastuse ja ma ei saanud pilli ka enam mängida. Ja siis see sama muster, eks ole, selline ületegemise muster on ennast ilmutanud kõiksugustes asjades, eks ole. Kui ma hakkasin ettevõtlusega tegelema, siis nii lahe, ma saan maailma päästa ja kõike teha. ja siis, eks ole, tekkis läbipõlemine. Tegelikult see sarnane muster küll erinevate nurkade alt on mind nagu saatnud, et mul on unistus ja siis mul on mingi terviseprobleem ja ma hakkan sellele otsima lahendust ja ma arvan, see on see, miks ma täna nendes teemades olen tegelikult. Et kuidagi leida see parem sügavam kontakt enda kehaga, et ma oskaksin maandada stressi, ärevust, pingeid, ennast paremini juhtida keha tasandil, eks ole, aru saada, et mis mu võimekus on, mis mu piirid on tegelikult, kuidas nagu kõige üldisemas mõttes võib öelda, et kuidas kõige nagu ennast hoidvamalt igal tasandil jõuda oma unistusteni. Et ma ei sõidaks endast üle. Ja. Tundub tuttav. Tundub tuttav, jaa. Et jaa. Me räägime kehast ja selle konverentsi kontekstis me räägime ka nagu kehatajust. Kas need on midagi, mis on nagu võrdusmärgiga või kuidagi, kas sinu jaoks need kaks sõna on kuidagi veel nagu erinevad? Keha ja kehataju. Kui ma praegu niimoodi mõtlen, ma ei ole kunagi nii mõelnud, siis see keha tajumine, see on nagu hästi aktiivne minu jaoks, seal on kuidagi see suhte komponent, et olen mina ja mu keha ja minu suhe minu kehaga. Ma panen oma keha tähele, tajun ennast. Et kuidagi selline intiimne nüanss on juures sellel sõnal keha taju minu meelest. Jaa, et ka ise vist mõtlen nii, et see taju on justkui nagu isegi natuke enne seda füüsilist keha. See on mingi selline märguanne või midagi sellist. Et kas see oli see enam-vähem, mis sa Jaa, ma arvan, et siin on palju tõlgendusi ja ongi põnevad, kuidas keegi seda sõnastab, mõtestab ja siis enda keha tajub. Kehaga kontaktis olemine võib tähendada ju ka mustmiljon erinevat asja, aga keha tajumine. Et keha puhul on võimalik tajuda või märgata, tähele panna ju nii palju erinevaid asju. Et see on põnev. Millest me kuuleme sinu käest sellel päeval? Ma räägin natukene lähemalt närvisüsteemi regulatsioonist. Ehk siis kuidas enda keha selles mõttes lugeda, kuidas oma närvisüsteemi lugeda. Et mingis mõttes selline närvisüsteemi lugemine on ka nagu teise keele õppimine. Et kuidas enda närvisüsteemi ja ka teiste inimeste närvisüsteemi keeltest aru saada. Kuidas saada nagu aru, millal ma olen võitlepõgenes, millal ma olen tardumises, eks ole, millal ma olen sellises mõnusas kohalolus ühenduses, turvatundes, et kuidas nagu, mida üldse nagu märgata enda kehas, kuidas ära tunda, et okei. Ja kas ma olen siis mõnes seisundis kinni jäänud või kas ma suudan liikuda nende vahel. Räägin sellest, et kuidas, mis piirkondadesse tuua tähelepanu, mis on need kõige populaarsemad pingekohad, mis meil nagu inimestena tekivad ja mis on nende lihaspingete tegelikult tekke taga. Et seal on palju huvitavaid asju. Et miks me oleme pinges, eks ole, et osalt me võime vaadata tänapäevast elu, eks ole, kus suur osa inimestest ikkagi istub väga palju või siis seisab seisulaua taga, eks ole. Aga sa oled ühes konkreetses sundasendis pikalt, ühel hetkel tunned, eks ole, selg hakkab valutama, kael hakkab valutama, õlgadesse tekib ebamugavus, võib-olla pole hinganud tükk aega. Kuni siis tõesti randme ja liigese ja mis iganes probleemideni nagu välja. Et kuidas sellistes igapäeva elutegevustes tegelikult ka saab ennast jälgida ja oma närvisüsteemi reguleerida, et kuidas leida võib-olla selline kõige ökonoomsem istumise asend, seismise asend, kuidas hingata vabalt ja sellised hästi lihtsad asjad võtame ette. Et sellised närvisüsteemi regulatsioon, need praktikad ei peagi olema midagi, mis sa teed kuskil skandinaavialikus toas, nagu me siin oleme, kuskil valge padja peal ainult, on ju. Vaid põhiküsimus on see, et kuidas need asjad tuua igapäeva ellu, et kuidas need asju hakata integreerima.
räägin ka sellest, kuidas mu lemmikasjast inhibitsioonist, mis on see stopp enne reageerimist. Ja sellega võib minna tohutult sügavale, aga ma arvan, et kui ma üldse saaks kellelegi üldse midagi selle elu jooksul õpetada või edasi anda, siis on see inhibitsioon. Et see on lihtsalt selline, see on mingis mõttes nii lihtne, aga mingis mõttes nii keeruline. Aga mis see teeb, on tegelikult see, et kui õppida võtma neid pausi momente igapäevaelus enne, kui ma reageerin või isegi kui ma olen juba natukene reageerinud, aga ma saan valida, mida ma teen järgmise hingetõmbega. Et kui ma õpin võtma neid pause ja märkama, kuidas ma reageerin, siis ma saan tegelikult valida. Ja ma arvan, et see on hästi jõustav koht, et kui me saame aru, et tegelikult meie elu on meie enda kätes. Me loomulikult ei saa kõike kontrollida, aga väga palju on, mida me saame muuta, mida me saame juhtida, ennast saame juhtida, reguleerida. Et ma saan võtta selle pausi, tunnetada oma jalataldu, hingata ja luua ühenduse ruumiga, lillega, sinuga, veeklaasiga, valgusega, taevaga, oravatega, kes on seal akna taga. Ja see koht ongi see, mis mind tegelikult aitab sinna turvatundesse. Aga et seda nüüd igapäevaelus teha, järjepidevalt treenida seda närvisüsteemi paindlikkust, et tulla muudkui tagasi sinna turvatundesse. See on elukeste praktika. Kõigest sellest põnevast asjast. Aga jah, võtame hästi lihtsalt sellised igapäevaelu praktikad, mida saab hakata juba homne päev tegema. Et tunda ennast natukene rohkem maandatult, kohal, iseendaga kontaktis, oma keha märgata. Ja tunda lihtsalt seda, et sul on valikud ja kõik on võimalik. Sellest on nagu lahe kuulata, kuidas sa sellest räägid. Et see on hästi inspireeriv. Mis sa ütleksid, kellele see päev on? Kes võiks tulla? Mu enda peas on nagu 2 suunda. Kõik need, kellele teevad muret, eks ole, kellel on juba nii-öelda need murekohad, ongi ärevus, stress, läbipõlemine, pinged, valud, kroonilised seisundid, eks ole, kes juba tegelikult on sellises kohas oma elus, kus nad tunnevad, et sarnaselt võib-olla nagu mina, et nad tahavad midagi teha, mis iganes see nende jaoks on. Minu jaoks on see olnud sport ja muusika ja tants, sinu jaoks, kes sa teisel pool seda ekraani pärast kuuled, see võib olla midagi muud, mis sinu jaoks on oluline, aga sa ei saa neid asju teha, sest et sa pead tegelema mingisuguste tulekahjude kustutamisega ja probleemide lahendusega. Ma arvan kõik need inimesed. Ja teisalt ma arvan kõik need, kellel võib-olla tunnevad, et tegelikult on kõik nagu hästi. Ei ole nagu mingid tulekahjused, mul ei valuta kuskilt, mul ei ole mingid suuri ärevusi asju, aga ma tahaks lihtsalt sügavust juurde endasse. Et ma arvan, et kõik need, kes igatsevad jälle veel rohkem seda kõikvõimalikkuse tunnet või veel rohkem valikut, veel rohkem teadmisi, veel rohkem ühendust oma kehaga, oma nagu keha uuesti mingi uute nurkade alt tajumisega. Et mis veel on nagu võimalik, et ma arvan kõik need, kellel on selline uudisimu, et äkki on asju, mida ma ei tea veel enda kohta. Ja minu meelest see on hästi põnev koht. Kui sa nüüd mõtled jälle nii, et see päev on olnud ja me oleme sealt näiteks kõik hoopis ära minemas sellel päeval, siis mis sa arvad, millisena see inimene lahkub sealt? Mis ta kaasa saab endaga? Jälle, kui ma mõtlen selle ka, siis ma arvan, et sellise nagu SOS eneseabi tööriista kasti anname, ma arvan, kõik neile kaasa, eks ole, et mida teha siis nende kriisiolukordadega, et mingid niidi otsad kätte ja teisalt ma arvan, et on inspiratsioon. Ehk siis jälle seesama kõikvõimalikkuse koht, et kuhu ma veel saan areneda, mida ma veel saan, mis sügavustesse ma saan veel endas liikuda, mida huvitavat ma saan veel enda kohta teada. Et inspiratsioon ja ma arvan väga palju ka praktiline tegelikult abi. Tundub hea. Või nii ka mina mõtlen, et nii me võiksime sealt kõik ära minna, mina võib-olla korraldajana ja ma kujutan ette, et tegelikult ka sina lektorina lähed sealt ilmselt
võib-olla mõne uue mõttega nagu ära, et need ühisloomised on nagu hästi väärtuslikud minu jaoks alati. Et lahe. Kas sul on midagi võib-olla, mida sa lõpetuseks näiteks tahaksid öelda inimene, kes täna on seal kodus ja kuidagi tunneb, et ma ei tea, justkui on okei, aga nagu päris see ei ole ka ja kõik kuidagi läheb nagu võib-olla vanat rada pidi või nii, et mis on see, millest alustada kuidagi, et luua mingit muutust või mingit kontakti iseenda kehatajuga. Ehk siis, et kui keegi mõtleb, et kas tulla või mitte, on ju, et või... Võib-olla see on üks mõte sellest, aga lihtsalt, et kui oled seal oma elus niimoodi ja kuidagi ei ole seda, võib-olla seda nagu tunnetust igapäevaselt oma kehaga ja selle kontaktiga, et kus see loomine pihta hakkab sinu jaoks? See on nii hea küsimus, paned mind ka mõtlema. Ma arvan, et kui endas leida üles see uudishimu komponent, ma arvan, et see on nagu hea koht, kus alustada. Vahet pole, kas juba oled probleemides, oled sa ninali või ei ole veel. Et ma arvan, et kui leida endas nagu see uudishimu tunne, mis tunne on, kui me vaatame näiteks väikseid lapsi, kuidas nende kehas ja silmades on see uudishimu komponent ja siis tuleb elu vahele, see kaob ära. Aga just, et ma arvan, et kui leida endas see tunne, et see uudishimu tunne, ma arvan, see paneb asju liikuma nagu. Uudishimu iseenda suunas siis ka? Uudishimu, vahet pole mis suunas, iseenda suunas, maailma suunas, teiste suunas. Et ma arvan, et see on hea koht, kus alustada ja kuhu, ma arvan, millise nagu hoiakuga ka tulla. Jah, kindlasti. Et ma selle asemel, et ma olen suletud, olen ma avatud, selle asemel, et ma olen lihtsalt, ma ei tea, harjumuspärastes nagu mustrites kinni, eks ole, olen selle sama kiirrongi peal. Kiirrong juba, ma ei tea, 10-20 aastat polegi peatunud vahepeal. Et siis on hea korraks võtta see stopp ja leida see uudishimu ja minna avastada ja vaadata, et võib-olla on äkki aeg rongi vahetada. Võib-olla ei ole, võib-olla astud sama rongi peale tagasi, okei. Aga lihtsalt kuidagi, ma arvan, et sellised nagu pausi hetked, kus me võtame hoo maha ja vaatame nagu enda elule peale ja mõtleme, et okei, millega ma olen rahul, millega ma ei ole rahul, mida saab arendada. Ma ei tea, minu meelest on seal on nii palju naudingut sees, selles arengus nagu. Aga kõik algab, ma arvan, uudishimust. Ja seda ei saa kellegile põmm pähe panna, ise peab leidma selle. Et jah, uudishimu. Ja sinu näost see igatahes nagu peegeldub sära sinu silmis ja see suhtumine. Nagu, ma väga tänan sind ja ma väga ootan seda kohtumist 1. novembril Fotograafiskas.